Ma ei taha veel magama jääda, täna ei maga veel. Kiisu käib õues, tuul tuhiseb mööda, taevas ei maga ka veel. Ema on köögis ja askeldab alles, ei taha uinuda veel. Autod ei maga ja hüüavad mulle tut-tut-tut-tut-tut akna alt teel. Täna, head sõbrad, on mul teie jaoks üks Aafrika muinasjutt. Kuulake hoolega, siit on teilgi üht-teist õppida. Nii. See, mida te nüüd kuulete, juhtus õige ammu. Kaugel Aafrikas on maa, mida kutsutakse Guineaks. Ühel hommikul läks selle Guineamaa talumees oma põllule ja kiskus üles paar jamsivart. Jams on sedamoodi taim nagu meie kartul, ainult ta kasvab väga soojades maades. Niisiis tõmbas see talumees üles jamsipuhma ja hakkas pahandama. Mis mugulad need niisugused on, väikesed nagu sõrmeotsad. Aga mis sina siis ootasid, ütles jams. Kas sa minu eest hoolitseda viitsid, vana laiskvorst? Talumees vaatas hämmastunult ringi. Põlluveerel oli härg köies. Kas sina ütlesid mulle laiskvorst, küsis ta härjalt. Härg oli söömisega ametis. Ta ei tõstnud peadki. Küll aga kostis koer, kelle mees oli põllule kaasa võtnud. Au! See oli ju jams, kes sulle tõtt ütles au. Kas sa siis ei kuulnud? Talumees sai vihaseks. Ta murdis palmioksa ja tahtis koera nüpeldada. Kuid oks karjatas. Viska mind kohe maha, kas kuuled, viska mind maha. Talumees pillas oksa, nagu oleks teda põletanud. Oks kukkus kivile. Kivi hakkas sedamaid torisema. Mis jaoks see oks nüüd siia pandi? Alles sain end päikese käes soojendama hakata, kui sina tulid oma oksaga. Kas siin on mõni oksakoht? Nüüd ehmatas talumees juba tõsiselt ära. Niisugust asja ei olnud ta veel kunagi kuulnud ega näinud. Jams teeb häält, koer kõneleb, palmioks karjub ja siis see kivi ka veel. Ta pistis puunuuma, nagu jalad võtsid. Jookseb talumees. Ääre pealt oleks otsa jooksnud kalurile, kes parajasti mööda teed läks. Kuhu sa tormad, küsib kalur. Mis on juhtunud? Jams ütles mulle laiskvorst, hingeldab talumees. Mu oma koer sõimas mind. Palmioks käskis ennast maha visata, aga kivi sai vihaseks, et see oks tema peale kukkus. Nüüd sa ajad midagi segi, ütles kalur. Niisugust asja ei saa ju olla. Miks ei saa? Kinnitas mõrd, mida kalur pea peal kandis. Huvitav oleks teada, kas ta pani selle palmioksa mujale. Oi! Kiljatas kalur, viskas mõrra maha ja nüüd plagasid mööda teed juba 2 meest. Pisut enne küla tuli neile vastu vaibameister. Ohoi, hõikas ta juba kaugelt.
kas olete peas segi läinud, et nõnda tormate, mis on lahti? Ütles talumees. Puh, minu jams hakkas kõnelema. Võib-olla on tema peas segi või siis koer, kes mind sõimas või palmioks või kivi. Nad kõik rääkisid. Ja, kinnitas kalur ja mitte nemad üksi. Minu vana mõrrarisu tegi samuti häält, sellepärast me jookseme. Lora, ütles vaibameister, niisugust asja ma juba ei usu. Mispärast siis mitte, imestas vaibarull, mida ta turjal kandis. Sa ju näed, et nad jooksid. Kas sa ise poleks seda nende asemel teinud? Vaibameister ei hakanudki vastama. Ta kiljatas nagu ennist kalur, jättis vaibarulli sinna paika ja andis jalgadele valu. Kõik 3 lidusid seni, kuni jõudsid külla. Suguharu pealik istus parajasti oma maja ees tugitoolis. Hei, hüüdis ta jooksjaid nähes. Kuhu te kiirustate? Mitte kuhugi, vastasid kõik 3. Aga miks te siis jooksete? Imestas pealik. Jams sõimas mind laiskvorstiks, ütles talumees hambaid lõgistades. Koer kah, aga palmioks ütles, et visaku ma teda maha, aga kivi ütles, et võtku ma see sama oks üles. Ja mul hakkas mõrd rääkima, lisas kalur. Ja mul jälle vaibarull, täiendas vaibameister. Ning nad kinnitasid kooris. Siis me hakkasimegi jooksma. Katsuge, et kaote, käratas pealik. Koristage endid koos oma rumalate peade ja valelike keeltega. Kui 3 hädavarest tegid nagu kästud, krigises tugitool, millel pealik istus ja ütles. Jams kõneles, kuidas saab jams, mis mullas kasvab, kõnelda. Nad rääkisid sulle muinasjuttu, pealik. Pealik sirutas jalad välja ja pani silmad kinni. Ta oli sellega täiesti nõus. Sellest ajast saadik jutustataksegi seda lugu kui muinasjuttu. Palju oli selles loos tõtt, palju valet, seda ei tea. Aga kuulake hoolega, võib-olla siiski võivad puud, lilled, loomad ja asjad rääkida, muidugi oma keeles. Nii, aeg on jääda unenägusid ootama. Head und. Väikesed lapsed kõik magavad juba, minagi magama jään. Head ööd